Tere jalgpallinautlejad! On 2. juuni ning on taas aeg üheskoos teiega värskema jalgpalliuudised üle vaadata. Egas muud midagi, kui visake meie kontole subscribe ning lähme kohe juba meie 16. episoodi juurde. Eesti koondise keskkaitsja Karol Mets alustab uut hooaega Saksamaa tasemelt teises liigas. Kui möödunud hooaja teises pooles kuulus ta St. Paulisse laenulepingu alusel, siis algavaks hooajaks osteti ta välja. Mais 30-aastaseks saanud keskkaitsja tahab uuel hooajal klubi eest palju mängida, olla meeskonnale kasulik ja midagi saavutada. Pikemas plaanis soovib ta mängida Saksamaa kõrgliigas. Kindlasti on minu unistus mängida Saksamaa Bundesliigas. Näen, et tänases keskkonnas, kus olen, on see vägagi realistlik soov. Nüüd on vaja selle nimel kõvasti tööd teha ja vaeva näha. Nii on, rääkis koondislane hiljutises intervjuus. Pärnu Vapruse poolkaitsja Reno Margi mängud Premium-liigas on mõneks ajaks mängitud, sest ta läks USA-sse raamatuid müüma. Vapruse peatreener Igor Prins märkis, et klubi oli sellega juba hooaja alguses arvestanud. Pärnu jalgpalliklubi Vapruse poolkaitsja Reno Marg pole kusjuures ainus, kes sõitis USA-sse raamatuid müüma. Tartu jalgpalliklubi Tammeka jäi suvekuudeks ilma samal põhjusel ka Dominik Laaneotsast. Euroopa liiga finaalis Sevillal penaltiseerias lüüa saanud Roma fännid on läinud peatreener Jose Mourinho jälgedes üle igasuguste piiride. Sõgedad itaallased ründasid matši vilistanud Anthony Taylorit ja tema perekonda Budapesti lennujaamas. Prantsusmaa jalgpalliklubi PSG peatreener Christopher Galtier kinnitas neljapäeval, et argentiinlasest maailmameister Lionel Messi astub laupäeval viimast korda PSG särgis väljakule. Mul on olnud privileegi juhendada ajaloo parimat mängijat. See jääb Messi viimaseks kohtumiseks Parc des Princes staadionil ja loodan, et teda tervitatakse soojalt, ütles Galtier neljapäeval. Pärast Premier League'ist väljalangemist lahkub klubi peatreeneri positsioonilt Leeds Unitedit ajutiselt juhendanud Sam Allardyce. 68-aastane Allardyce kohtus klubi tegevjuhiga, et pidada läbirääkimisi tema 4 mängu üle klubis, mille jooksul tal ei õnnestunud klubi viimase 3 seast välja tõsta. Koos jõuti arusaamani, et omavaheline koostöö ei jätku. Cristiano Ronaldo teatas, et jääb Saudi Araabiasse ning lõpetas spekulatsioonid, mis sidusid teda naasmisega Euroopasse. Portugali legend lahkus jaanuaris Manchester Unitedist, et liituda Al-Nassariga, kuid viimasel ajal on meedias levima hakanud jutud, nagu poleks Ronaldo uue väljakutsega päris rahul. Mees lükkas aga need jutud hiljutises intervjuus ümber. Ma olen siin õnnelik ning jätkan siin. Kui nad teevad oma plaanitava projekti teoks 5 aastaga, siis usun, et Saudi Araabia kõrgliigast võib saada üks Euroopa 5 parima liiga sekka kuuluvatest liigadest. Inter Miami vallandas oma inglasest peatreeneri Phil Neville'i pärast seda, kui mehe juhendamisel on kaotatud viimased 4 kohtumist ning MLS-i idakonverentsis asutakse tabeli viimasel real. Endine Manchester Unitedi ning Inglismaa mängumees Neville saadeti kolmapäevase 1-0 kaotuse järel New York Red Bullsile fännide poolt vilekoori saatel platsilt minema. Spekulatsioonide keerises on nüüd mitmed meediaväljaanded nagu Marca ja Cope teatanud, et Benzema kavatseb ikkagi jääda Real Madridi. Prantslane olevat mõistnud, et klubil läheb teda siiski veel vaja ning samuti olevat talle antud garantii, et järgmisel aastal tuleb talle veel pakkumisi Saudi Araabia klubidelt. Eeldatakse nüüd, et 35-aastane mängumees kavatseb täita oma 2024. aastani kehtiva lepingu Real Madridiga lõpuni. 300 Sevilla fänni ei saanud kolmapäeval kaasa elada oma meeskonna Euroopa liiga triumfile, sest nad olid ostnud Ungaris asuva Budapesti asemel piletid kogemata Rumeenias asuvasse Bukaresti. Linnad asuvad üksteisest 640 kilomeetri kaugusel, seega ei olnud neil võimalik enam õigeks ajaks ka mängule jõuda. RMC spordi ajakirjaniku Fabrice Hawkinsi sõnul peab Marco Asensio läbirääkimisi PSG-ga, et liituda klubiga järgmisel kuul vabaagendina. Asensiole meeldib väidetavalt PSG projekt ja tal on suur kiusatus nendega liituda, kuigi tal olevat ka konkreetseid pakkumisi Premier League'ist, eriti olevat huvitatud Aston Villa.
ja ongi taas meie väike saatenupukene läbi saanud ning loodame tagasi juba olla homme uute ja põnevate jalgpalliuudistega. Nagu ikka saate meid toetada like'ides, kommenteerides ning share'ides ning muidugi ka subscribe'ides meie kontole. Jälle nägemiseni!